Tere tulemast hommikupalvele. Täna olen ma siin metsas, olen teel Tapalt Loksale. Lähen kohtuma siis PPA laevastikku ühe laevaga, meeskonnaga. Ja siis tee peale jäi siuke mets ja siin ma siis teen hommikupalvuse, kuuse all vihma sajab. Siin ehk märjaks ei saada. Aga ma alguseks loen piiblist ühe kirjakoha. Selle kirjakoha, mis on 5. Moosese raamatust, kui Mooses viis Iisraeli rahva välja Egiptusest Jumala käsul. Ja Jumal ütles siis, käskis Moosesel edasi öelda oma rahvale. Kuule Iisrael, Issand meie Jumal, Issand on ainus. Armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel. Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele. Ja sealt edasi, siis mingi moment tulevad siis ka korraldused või eelnevalt seda olid korraldused, kuidas elada. Seal eelnevalt on siis ka 10 käsku, mis Jumal andis. Ja ta oli tollel ajal, mitu tuhat aastat tagasi. Ka täna on Jumal kutsunud meid pidama Jumala käske, Jumala korraldusi. Jeesus on andnud palju õpetusi, kuidas elada sellist elu, et me jõuaks kord Jumala juurde ja meil oleks hea mõju teistele siin ühiskonnas, et me ei teeks kurja. Ka mina nooruspõlves käisin pühapäeva koolis. Aga ma käisin seal nii palju, kui mul vanemad viisid mind ja mingi moment ma siis jäin eemale, kuna vanemad enam mind sinna ei viinud. Ja kui ma eemale jäin, siis minu ellu tulid tugevad pahed. Hakkasin alkoholi tarbima tugevalt, pidutsema, narkootikumi tuli mingil määral ja valetasin, varastasin ühe suhted ja ma tundsin, et ma ei jõua selle eluga kuhugi ja ma ei taha niimoodi elada. Ja siis mulle meenus see lapsepõlve õpetus ja ma igatsesin tagasi Jumala teele. Ja siis ma pöördusin tagasi Jumala teele ja ma olen saanud nüüd nendest kurjadest asjadest võitu Jumala abiga. Ja ka nüüd läheme laulame siis laulu, ma tõstan käed taeva poole nüüd. Ma tõstan käed taeva poole nüüd, kus on kuningas, keda teenin ma ja üksnes tema minu elus valitseb. Ma tõstan käed taeva poole nüüd, kus on kuningas, keda teenin ma ja üksnes tema minu elus valitseb. Ei teeni ükki võõrast Jumalat, ei teeni ükki võõrast aaret, vaid olla täidetud su vaimuga. See on mu ainsaks soovi südames, ohvriks toon oma laulu nüüd. Südames, ohvriks toon oma laulu nüüd. Ei teeni ühtki võõrast Jumalat. Piiblis me loeme, et Jumal on armukade Jumal ja talle ei sobi, kui meil on veel teisi jumalaid. Mu Jeesus, mu päästja, ei ole teist kui sa. Mu Jeesus, mu päästja, ei ole teist kui sa. Põlvitan ma su trooni ees ja imetlen su varjupaik tormide all. Kiida mu hing ja kõik, mis mu sees,
sind mu Jumal lõpuni. Hõisaku taevas ja laulgu sul maa, suur oled kuningas, auline sa, mühab kõik meri ja langevad mäed su võimsa nime ees. Laulan ma rõõmus su käte töös, sest iial mind jätta saab. Tean oled usta mu Jumal sa lõpuni. Tean oled usta mu Jumal sa lõpuni. Jumal on ustav meile lõpuni, tema ei jäta meid. Pigem on see, et meie jätame Jumala ja hoiame hoopis temast eemale ja teda vastu ei võta. Nüüd edasi lähen loo juurde. Ja eile saatsin teile loo üliõpilasest, kes jalgsi pikka teed käies astus sisse ühte talusse klaasikest vett küsima. Uksele tulnud tüdruk pakkus talle aga klaasi piima, sest ta ema oli õpetanud, et kui keegi küsib vett, siis anna talle piima. Üliõpilane tänas ja pakkus raha, aga tüdruk keeldus. Aastaid hiljem oli üliõpilasest saanud haigla peaarst ja too nimetatud tütarlaps sattus raskelt haigestatuna seal haiglas operatsiooni. Kui ta pärast operatsiooni küsis arstilt, palju ta operatsiooni eest võlgneb, ulatas arst talle visiitkaardi, mille teisele küljele oli kirjutatud tasutud klaasitäie piima eest. Selles loos on palju häid mõtteid. Selles loos on väike tüdruk, kelle ema on andnud talle õpetuse olla inimeste vastu lahke. Kui keegi küsib vett, siis anna talle piima. Tolles ajas, kui inimesed käisid jalgsi pikka teed, oldi talusse jõudes tõenäoliselt ka näljane. Piimal oli väga suur väärtus, palju suurem väärtus kui veel. Kui talus oli aga leht, siis piima tõenäoliselt oli alati. Ema õpetas oma tütarlast olema osavõtlik ja tulema vastu inimesele, kes on väsinud teekonnast, kelle ihu vajab kosutust. See hea, mida me oma lastele õpetame, sellel on hea mõju kogu ühiskonnale laiemal. Tõenäoliselt oli neid talusse tulijaid aga aja jooksul rohkem kui see üks tudeng. Ja nad kõik said kosutust. Samuti oli heal õpetusel mõju laste endi eludele. See mõjutab nende tulevikku ja nende laste tulevikku ja see läheb põlvest põlve edasi. Kui mina olin väike poiss, siis meid oli peres palju ja meil oli sageli puudus toidust. Minu tädid olid aga sündinud Siberis ja nende vanematelt tuli oskus harida maad ja endale ise toitu teha, kasvatada. Nad tegid igal aastal hoidiseid ja kasvatasid toitu, jagasid ka meie perele, kes me elasime linnas ja ise süüa ei kasvatanud. Need head oskused, mille nad oma kodust kaasa tõid või said, tulid kasuks nii neile endile kui ka teistele. Hea, mida inimene teeb, saab ka varem või hiljem ühel või teisel viisil tasutud. Piiblis on seda mõtet mitmes kohas väljendatud. Paulus kirjutab oma teises kirjakohas korintlastele. Aga see on nii, kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti. Ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Kui me teeme teistele inimestele head, oleme nende vastu lahked, siis kogeme ka ise rohkem headust ja lahkust. Kergem on olla hea selle vastu, kes ise on ka hea. Jeesus õpetas meile aga veelgi enamat. Ta õpetas meid olema hea ka nende vastu, kes ise on kurjad. Õpetas meid andestama ja mitte kätte maksma. Matteuse 5. peatükis on kirjas Jeesuse mäejutlus. Te olete kuulnud, et on öeldud silm silma ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jäta talle ka kuu. Ja kui keegi sunnib sind käima 1 miili, mine temaga 2. Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks.
tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Me oleme inimeste ja vanematena puudulikud ja meie õpetus ei ole täiuslik. Aga Jeesus on täiuslik ja temas ei ole mingit pattu. Teda tundes ja teda järgides on meil võimalik saada eeskuju ja jõudu olla üle kurjusest, öelda ei patule ja mitte murduda ega loobuda headusest, ka siis, kui ajad ja olukorrad, milles elame, on kurjad. Inimese elu ei ole igavene ja õnnelikud on need inimesed, kes ei pea oma surivoodil kahetsema, et on oma elu halvasti elanud. Kuid täiuslik ei ole keegi ja pärast surma teispoolsuses ei ole me teeninud ära paradiisi. Meis kõigis on pattu, isegi kui me väljaspoolt tunnume päris head ja toredad inimesed. Kõik eksivad, kui mitte muus, siis oma mõtetes. Jeesus õpetas, et abielu rikkumine on juba see, kui vaatad naise peale himustades ja et tapmises oled süüdi juba siis, kui ütled oma lähedastele väga haavavaid sõnu. Me oleme süüdlased ja me ei vääri igavest elu koos Jumalaga tema kuningriigis. Siiski keegi on meie eest maksnud. Meie ise oma tegudega, isegi klaasikese piimaga ei suuda seda, aga Jeesus on surnud meie eest ja me võiksime saada kõik andeks. Varastamised, valetamised, abielu rikkumised, ükskõik mida me oleme teinud, et me saaks andeks, et kui me need tunnistame ja neist pöördume ja kahetseme ja võtame vastu Jeesus Kristus oma ellu, siis meie süütegude eest on taevas juba makstud, nagu tüdruku eest oli makstud seal haiglas. Jeesus on tulnud meile tooma igavest elu ja sellist elu siin maa peal, kus võime osa saada killukesest tema armastusest. Valime selle elu. Ma teen väikse palve. Jumal, täname sind, et oled andnud oma ainsa poja surma, et tema surma läbi meie võiksime elada. Elada täisväärtuslikku elu siin maailmas ja elada sinuga koos igavesti. Aamen. Nüüd laulame viimase laulu. See on siis Jäägu Jumala rahu su üle. Jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus rõõm täiku sind. Tema valguses käib, kõigest loodada peab. Tema arm jäägu hoidma sind teed. Tema arm jäägu hoidma sind teed. Jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus rõõm täiku sind. Tema valguses käib, kõigest loodada peab. Tema arm jäägu hoidma sind teed. Tema arm jäägu hoidma sind teed. See oli laul, mida ma siis umbes 10 aastat tagasi õppisin, kui ma töötasin Kaitseväes, aga samal ajal käisin Olevistes laulu meestekooris ja seal me laulsime alati seda laulu lõpus. Aga nüüd palume meie isa palve, mis ma annan edasi õnnistussõnad. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündi, nagu taevast nõnda ka maa peal. Me igapäevast leiba, anna meile täna päev. Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi õnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.